Y'all ain't ready for this. Y'all ain't ready. Ma oleks pidanud võib-olla eelmise aasta Sydney Awards video üle vaatama. Lihtsalt, et ma umbes mäletaksin, kuidas see üldse käib. Ma täpselt ei mäleta, kuidas ma siin asju tegin, aga ma üritan mäletada. Ma võtan endale mikriks siukse lintrolleri. Siin on hästi nummid laamad peal ja tähekesed. Need tähekesed on siuke sümbol, et kõik, kes siin auhindu hakkavad saama ja kõik, kes nomineeritud on, te olete kõik staarid. Make sense, eks ole? Uus aasta, sama kroon, Sydney Awards 2020. Alaku. Ma peaks siia mingi intro tegema, aga ma ei tea, kas ma viitsin vaeva näha. Props mitte. Tervist rahvas ja tere tulemast 2020 Sydney Awards galale. Täna oleme kogunenud meie kõik siia, et jagada taas kord 10 erinevas kategoorias auhindu meie kõikidele lemmikutele sisuloojatele. Okei, kõik ei ole head kategooriad vist. Et jagada mida iganes. Seekord oodake, ma pean reaalselt vaatama eelmise aasta video, sest ma ei mäleta, kuidas ma seda siin korraldasin. Ma tulen kohe tagasi. Ma just vaatan nüüd seda videot ja ma sain aru, et mul ei ole Sydney Awards 2020 merch'i. Seega ma nüüd meisterdan selle ja siis me jätkame Sydney Awardsiga. Miks Sydney Awards see aasta lihtsalt nii halvasti planeeritud on? Ma vaatasin selle video nüüd ära ja reaalselt see oli nii igav video. Sydney Awards 2019 oli fucking boring nagu. Ma tegin merch'i jaoks sellega, aga ma ei taha seda oma bluusi peale panna, sest mul on siuke nagu boobalicious blues. Seega ma ei taha seda siia panna, sest et siis no boobs. Ja I hate it, kui on no boobs. Seega äkki ma peaks seda siia nagu taustale panema. See on nii hale siin. Ma panen siia. Okei, las ta olla. Also, selles eelmise aasta videos ma olen nii annoying. Ma ei arvanud, et aasta ajaga mu iseloom nii palju muutub ja ma isiksusena nii palju arenen. Aga Jesus Christ, seda oli piin vaadates. Ma oli fucking loll seal lihtsalt. Lõpetame selle iseka jutu ja alustame gaalaga. Sydney see gaala isn't about you. Kuigi selle gaala nimi on Sydney Awards. Ja kuigi mina olen saatejuht. Sydney Awards 2020 esimeseks auhinnaks on aasta rebranding. Ehk siis sisulooja, kes tegi oma contentiga 180-kraadilise pöörde. Nominentideks on Andrei Sevakin, kes hakkas reaction youtuberiks. Tere, olen Konstantin. Martti Hallik, kes hakkas jälle Casey Neistati kopeerima. Aeg hakata Casey Neistati taaskord jäljendama. Sydney, kes lõpuks tunnistas, et ta polegi karsklane. Kui ma olen natuke nii-öelda seda märjukest sisse võtnud. Nominendid on kõik väga tublid olnud ja nominendid on kõik väga palju oma contentiga vaeva näinud see aasta. Liikunud erinevates suundades, leidnud seda, mis neile tegelikult meeldib. Kuid ma arvan, et me kõik teame, et see võitja siin kategoorias on ilmselge. Üks nendest 3 nominentides ei ole lihtsalt teinud kannapööret oma contentiga, vaid see vend tõusis 1000. See vend lihtsalt võtab Eesti üle praegu. Ükskõik mida ta teeb, saab 100 miljonit vaatamist. Andrei Sevakin, palju õnne. Sina oled aasta rebranding tiitli võitja. Ma arvan, et siin isegi ei ole mitte mingisugust konkurentsi. Ma vaatan Andrei viue ja ma lihtsalt tunnen ennast halvasti. Ja ma julgen väita, et päris paljud Eesti sisuloojad tunnevad ennast halvasti, kui nad vaatavad Andrei viue. Anyways, congrats, bro! Oota, ma mõtlen, mis auhind oleks ja. Oh my god, jõulukuulikesed ja jõulud on tulekul, seega neid läheb kindlasti kõigil võitjatel vaja. Sa neid tegelikult endale ei saa, mul on neid endale vaja. Mainin ära, need on nii palju raha väärt. Neid endale päris iga inimene lubada ei saa. Need on tehtud puhtast kullast ja hõbedast. Swarovski kivikesi on siin, seal on teemante. See siin on päris kullapuru. Teine auhind. Sydney Awards teine kategooria on aasta täiskasvanu. Selles kategoorias on nominentideks isikud, kes on teinud sellel aastal midagi, mis näitab nende täiskasvanulikku poolt. Täiskasvanu definitsioon on tegelikult, et et sa oled 18 aastat vana, aga ma usun, et ka nooremad võivad teha täiskasvanulikke asju ja olla oma vanuse kohta küpsemad. Aasta täiskasvanu tiitli nominentideks on Hensu Kusta, kes lõpuks 23-aastasena kodust välja kolis. See on minu uus üürikorter. Maria Rannaväli, kes oma toa ümber tõstis. Hello! Ma põhimõtteliselt tõstsin mu tuba veidikene ümber, sest ma ei tunne, et sa vajas veidikene muutust. Nagu näiteks mu voodi oli enne teistpidi ja nüüd ma tõstsin ta siis näoga enda 2 akna poole. Kahjuks ei ole väga paljud ülejäänud inimesed väga täiskasvanulikku asju teinud see aasta. Suht lapsikud olete kõik olnud. Ma arvan, et ka siinkohal on ainult üks õige inimene, kellele see auhind anda. Žüri on teinud täielikult õige otsuse. Aasta täiskasvanu on otse loomulikult Hensu Kusta. Palju õnne, et 23-aastasena suutsid sa lõpuks ennast kokku võtta ning kodunt välja kolida. Ma tean, et see oli kindlasti raske otsus, eriti 23-aastasena. Sa oled trendsetter. Nüüd tänu sinule kõik ülejäänud 23-aastased kolivad ka kodunt välja. Ma ei
ei jõua ära oodata, et 23 saada ja lõpuks kodust ära kolida. Hensu Kusta, everybody! Teeme talle suure aplausi. Sa oled väga tubli. Kuge, seda mu Sydney Awards merch ei ole isegi näha. Seda aastanumbrit ei ole isegi näha. Paneme ta ikkagi siia. Kolmas kategooria on aasta, vasta või joo. Võib-olla kui te tähele olete pannud, siis see aasta, isegi mitte see aasta, vaid siin nagu paar kuud tagasi, on laineid löönud selline trend nagu vasta või joo videote tegemine. Kuna Eestis on väga paljud sisuloojad teinud oma YouTube'i kanalile vasta või joo video, on žürii valinud välja oma lemmikud ning pannud need selle kategooria nominentideks. Aasta, vasta või joo nominendid on Aleksander ja Sofia. Tõde või joo? Laura ja Kevin. Täna me filmime siis tõde või shot video. Sydney ja Karl Gustav. Kui me ei vasta, siis me peame shotti tegema. Žürii on arvesse võtnud väga palju erinevaid faktoreid selle tiitli puhul. Mul siin kõrvakese sisse tuleb praegu just võitja. Okei. Žürii palub mul praegu jagada infot, et see põhjus, miks see võitja võitis selle kategooria on, et need kaks inimesed on hämmastavad ja mis veel? Ikoonilised, veel midagi, lahedad, unikaalsed ja vinged, teistest paremad ja lihtsalt võiduväärilised. Kuigi seda ütles mulle siia kõrvakese sisse praegu žürii liige, siis ma nõustun sellega. Muidugi on võitnud aasta, vasta või joo auhinna Sydney ja Karl, kes olid selle trendi alustajad Eestis. Wow. Ma olen nii uhke Sydney üle, ma olen nii uhke Karli üle ja te väärite neid superkalleid kuule. Kui te veel ei teadnud, siis mina olengi Sydney ja mina võtan selle auhinna uhkusega vastu. See ei oleks minust õige, kui ma võtaks selle auhinna üksinda vastu. Seega me helistame nüüd Karlile, sest et selles videos osales peale minu ka muidugi Karl Gustav Kurn. Mul on sulle hämmastavaid uudiseid. No räägi. Ma olen praegu Sydney Awards galal. Ei ole. Just oli kategooria aasta, vasta või joo. Ja meie video võitis! Kas sa tead, mis me auhinnaks saime? Mis me auhinnaks saime? Me saime auhinnaks sellised kuulid. Aga need ei ole lihtsad kuulid, need on tehtud puhtast kullast ja teemantist ja hõbedast ja kõigest. Ei ole. Täiega vinge, me oleme rikkad nüüd. Mulle nägi see on palju parem kui see auhinna võidetakse seal mingis Eesti gaalad, võetakse muna. Jaa, fui, teised galad, Wax Sydney Awards 100-ga kõigist üle. Reaalselt ongi. Aga jah, ma lihtsalt tundsin, et ma ei saa seda auhinda üksinda vastu võtta, et sina olid ka osaline. Ma väga austan teda sellest, võitsin mind ka sellest. Ja mina tänan sind ka. Pallid ja. Ja, tšau. On aeg Sydney Awardsi järgmiseks auhinnaks. Kõik, kes siin nomineeritud on, palun ärge võtke seda isiklikult, sest et nagu me mõistame. Aga samas ei mõista ka. Läheme lihtsalt otse auhinna juurde. Aasta, kas ma vaatan telekat, sest et siin on nii palju reklaame. Ehk siis influencer, kelle Instagram on täis sponsoreeritud postitusi ja puhast reklaami. Nominentideks on Kristina Pärtelpoeg, kellel ma lugesin 6 järjestikku sponsoreeritud postitust. Seidi Voogre, kellel ma lugesin 3 järjestikku sponsoreeritud postitust. Victoria Villig. Victoria Villig oskab küll postitusi eraldada, tal ei ole järjest sponsoreeritud postitusi, kuid tema Instagramis on siiski väga palju reklaami. Viimaseks nominendiks on Maian. Tema jõudis ka oma uue singli Papi promomise vahele ka väga palju muid asju reklaamida. Konkurents on tihe, Eestis on ilmselgelt rahapuudus, koroonaviiruse pandeemia, see mõjutas meid kõiki ja kõige hullem ongi see, et see lihtsalt mõjutab. Selle kategooria võitjaks on Kristina Pärtelpoeg. Ma saan aru, Kristina, sul on laps, sul on mees, sa pead oma pere ülal pidama. See on igati mõistetav, kuid 6 järjestikust sponsoreeritud postitust. Proua, ma ei suuda su Instagrami varsti jälgida, kui sa nii palju reklaame teed. I love you, Kristina, ma lihtsalt pidin. Meie järgmiseks kategooriaks on aasta TikToker. Eestis on see aasta väga palju TikTokereid ilmunud. Siin kategoorias on aga esindatud Sydney lemmikud TikTokerid ning nende vahel valime me võitja. Aasta TikTokeri tiitli nominentideks on Manjana. Boomer on ingliskeelne sõna, mis tähistab keskealised inimesi, kes on sündinud 60-ndatel ja 70-ndatel. Hambavahe. Te saate aru, et see ei saa olla fucking võimalik, et mõned inimesed lihtsalt ei laula duši all. Nad võivad sulle öelda, et ei, ma ei laula duši all, aga iga inimene on vähemalt ühe korra duši all laulnud. Anu Saagim. Võitjaid selles kategoorias saab ilmselgelt olla ainult üks, kuigi kõik 3 on 100% võiduväärilised. Selle tiitli võitja on... Jah? Mis asja? Kas see üldse on lubatud? Kas see on reeglite järgi või? Ei no minul ei ole selle vastu midagi.
minu arust on lihtsalt lahe. Kas meie bossid lubavad seda või? Mina olen boss või? Õigus! Ma siis edastan infot. Minuni on jõudnud hämmastavad uudised. Selle kategooria on võitnud kõik 3 nominenti. Te olete kõik aasta tiktokerid. Sharing is caring. Meie järgmine kategooria on natukene kõhedust tekitav. Alles oli Halloween, spooky season, seega see kategooria tuleb igati õigel ajal. Ma lihtsalt natukene kardan. Selleks kategooriaks on aasta 112 sooviksin teatada kadunud isikust. Ja nominentideks on Karl Gustav Kurn, keda viimase poole aasta jooksul on kohatud ainult Sydney kanalil. Liina Ariadne Pedanik, kes peale oma enda kanali otsustas nüüd ka Marti plus Liina kanali hüljata. Paneme pausile selle, mis siin on. Meil ei meeldi öelda sõna lõpetame. Amanda Margaret, kes ilma ettehoiatamiseta otsustas FX matu pullida ja kõik videod maha võtta. Ma loodan, et teil on kõik korrasti. Ma loodan, et teil läheb hästi. Ma loodan, et te olete terved. Ma loodan, et te olete elus. Kuid selle kategooria võitis siiski ainult üks inimene. Aasta 112 sooviksin teatada kadunud isikust kategooria on võitnud Liina Ariadne Pedanik, ses hülgas 2 kanalit. Need ülejäänud nominendid, they got nothing on her. Mitte ainult ei jätnud ta enda kanali juba ammu maha, ta reaalselt hülgas Marti plus Liina kanaliga. Girl, seal on nimes Marti plus Liina. Nüüd see kanal on lihtsalt Marti plus. Kas me peaks Liinale helistama ja küsima, kas tal on kõik korras? Ta isegi ei vasta. See proua igati väärib seda auhinda. Ma tõsiselt kardan. Liina Ariadne Pedanik ei vastanud isegi meie videokõnele. Ma arvan, et on aeg päriselt helistada 112 ja teatada kadunud isikust. Anyways, liigume edasi. Meie järgmiseks kategooriaks on aasta OnlyFans. Enne kui ma teile esitlen kõik selle kategooria nominendid, sooviksin ma veidi OnlyFansist rääkida. OnlyFans on see aasta laineid murdnud. Neid isikuid, kes see aasta OnlyFansi tegema hakkasid, on päris palju. Ja kui te arvate, et see auhind siin on kuidagi judge või kritiseeriv või mõnitav, siis seda see 100% ei ole. Siin kanalil me toetame hustling queen'e, kes teevad OnlyFansi, kes suudavad selle kriitikaga vastu panna. Nüüd aga nominentide juurde. Aasta OnlyFans tiitli nominentideks on Enni Brita, Nele Kirsipuu, Merilin Nau. Kõik 3 naist hämmastavad, kuid võitjaid on kahjuks ainult üks. Selle kategooria võitis isik, kelle OnlyFansi tegemine oli neist kõigist 3 kõige ootamatum. Aasta OnlyFansi tiitli võitjaks on Nele Kirsipuu. Siin on sulle kuulikesi. Ma isegi nagu kujutan ette, et nendega saab päris head sisu. Need võib näiteks niplite peale panna. Ma ei tea, ma ise OnlyFansi ei tee, aga ma kujutan ette, et kui ma teeks, siis mul oleks nagu jõulu special ja siis ma võtaks need ekstra kallid, super expensive, super bougie kuulikesed ja ma liimiks nagu 2 tükki nagu. Ma demonstreerin. Nele, ma annan sulle praegu nippe. Need kuulikesed tulevad sulle igati kasuks. Palju õnne võidu puhul. Wow! 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 Ma tahtsin küsida, kas sul on kõik korras? Mulle, mis mõttes? No, meil on siin Sydney auhinnad käimas ja sa just võib-olla võitsid ühe auhinna, aga ma lihtsalt nagu sellepärast pean küsima, et kas sul on kõik okei? Oh my god. Are you kidding me? Ma võitsin Sydney auhinnad, olen Sydney auhinnad käimas vaata. Ma olen prood teha, sa võtta kuinga. Kas Liinal on kõik okei? Tead? Sellest võib rääkida teine kord. Ma mõtlen ka. Kahtlusi on, et ei ole. See oli mu ainukene küsimus. See on väga tore kuulda, et sul on kõik okei. Aitäh sulle ja head shoppamist. Ma ei ütle, mis auhinna sa võtsid, sa pead seda videot vaatama. Haha, promo! Miks sa ei ütle mulle? Meie järgmine kategooria on veidikene skandaalne. Õigemini kategooria nimeks ongi aasta skandaal. Nominentideks on Stephanie, I'm a famous singer in Estonia. I'm famous singer in Estonia. Please go away. What? Rannamaja ja Rannamaja 4. osa, kus vallaliste peokülaliste peale karjuti ja neid sõimati. Sa ei taha seda lakkumiskuulsust või sa tahad lihtsalt kuulsust, jah? Jaak Madison kõiki Twitteris blokeerimas, sest nad saatsid talle fännkämme. Kõik 3 on päris head nominendid, ma ütleks. Ma ise olen osalenud nendest ühes. Nimelt ka mind blokeeriti Twitteris Jaak Madissoni poolt ära, sest et ma vastasin ta tweetidele Kersti Kaljulaidi fännkämmiga. Kahjuks Jaak Madisson seda auhinda siin ei võitnud. Õigemini mitte kahjuks. Väga hea, et ei võitnud. Palun härra, minge tegelege Euroopa
parlamendis oma päris tööasjadega. Mitte ärge raisake oma aega selle peale, et te blokeerite Twitteris ära isikuid, kes teile fännkämme saadavad. Mu üks sõbranna tegi 7 kasutajat ja Jaak Madisson blokeeris kõik 7 kasutajat ära. Härra, kuidas teil on see aeg? Palun tegelege oluliste asjadega. Nagu näiteks sellega, kas vegan piima saab piimaks kutsuda või mitte. Õigus, te tegelesite. Ei saa! Ma olen ilmselgelt natukene närvis. Põhjusega! Aasta skandaali auhinna võitis Stefan ning tema I'm a famous singer in Estonia skandaal. See skandaal pani alguse sellele aastale. Võib-olla sellepärast asjad ongi läinud nii, nagu nad on läinud. Võib-olla Stefan ongi kõigest sellest süüdi. Kui Stefan ei oleks sellele pornneiule kunagi öelnud, et I'm a famous singer in Estonia, siis meil ei oleks praegu koroonaviirust. Stefan, kõik on sinu süü. Sydney Awardsi eelviimaseks auhinnaks on aasta taaskasutus Queen. Nominentideks on Victoria Villig, kelle terve riidekapp on varsti basaaris. Mina olen juba enda boksi seal püsti pannud, paari nädalaga on see nagu mingi pool tühjaks ostetud. Hambavahe, kes asjadel seismise asemel neist ikoonilisi kõrvarõngaid teeb. Ja kuna minu kõrvarõngad on väga palju küsimusi tekitanud, siis jah, ma teen neid ise. Villem Trillem, kes oma EU sinist pusa 24/7 kannab. Ma tahaksin omalt poolt tänada neid kõiki nominente, et nad panustavad siia maailma, nad panustavad taaskasutusse. Te olete kõik väga appreciated. Kuigi nominente on 3, siis selles kategoorias tõesti on vaid üks võitja. Ja võitjaks on Villem Trillem. Villem, see, et sa riideid ei shoppa ja et sa selle ühe pusaga kogu aeg käid, on lihtsalt nii inspireeriv. Sa teed midagi õigesti, sa jääd millegagi inimestele silma. Ja see miski on midagi, mis on meie maailmale väga kasuks. Aitäh, et sa poes riideid ostmas ei käi. Aitäh, et sul ainult üks pusa on. Mina ja emake loodus täname sind. Kahjuks on kätte jõudnud selle aasta viimane kategooria. Sydney Awards 2020 viimaseks auhinnaks on aasta Gamer Grill. Nominentideks on Liina Pelab, kes Instagramis oma ikoonilisi Animal Crossing pilte jagab ning samuti osales Martti Halliku Among Us'i videos. Martti ja mu keelatööda sundis mind siin olema, aitäh. Sydney, kes mängib nii palju Among Us'i ja vahel oma MacBook Pros ka CS-kood. Diana Banana, kes samuti osales Martti Halliku Among Us videos ning kes pidevalt Instastories oma Among Us'i teekonda jagab. Hey, it's Banana Bitch. Aasta Gamer Girl on isik, kes võiks teha rohkem mängusisu. Kuigi vahetevahel teda nähakse mängimas, siis seda sisu... nii ta on. Siis seda sisu võiks olla rohkem. Aasta Gamer Girl on Diana Banana. Palun, tee mänguvideoid, sa oled ikooniline, sa oled hea Gamer Girl. Oota, ta tegi Simsi videoid kunagi ju. Täielik Gamer Girl, igati vääritud auhind. Palju õnne, Diana! Sellega tõmbab aga Sydney Awards 2020 gala vaikselt otsad kokku. Ma loodan, et te nautisite nendest auhindadest. Ma loodan, et ka teie arvates läksid kõik auhinnad õigesse kohta. Ning kui ei läinud, siis mind ei koti. Mina andsin need võidud ja mina teen Sydney Awards galal niimoodi, nagu mina tahan. Anyways, ma loodan, et Sydney Awards 2020 teile meeldis. Ma ei jaksa enam filmida. Mul on kopp ees, ma tahan mängida. Wow, ma näen nii palju parem välja ilma selle lollaka kroonita, täiesti haige. Näeme teiega juba järgmises videos, mis loodetavasti tuleb varsti ning Sydney Awardsiga kohtute juba järgmisel aastal. Tšau, paka!